Arvutimängude loomine ei tähenda vaid arvuti taga istumist. Kindlasti tuleb seal palju suhelda. Sügisest on Eestis esimest korda võimalik õppida süvitsi mängude arendust. Mina juhendan teid mängude programmeerimises ja prototüüpimises. Sa võid töötada näiteks visuaaliloojana, koodispetsialistina või loomejuhina. Võimalusi on palju. Aitan sind diplomini. Maailma parim mänguidee ei tee sinust veel edulugu, see tuleb ka valmis teha. Oleme kokku toonud oma ala parimad Eestis, et anda sulle edasi oma teadmised prototüüpimisest kuni kirjastamiseni. Kõik selleks, et võiksid maailmas mänguarendajana läbi lüüa. Tervist, minu nimi on siis Mikk Luige ja mina räägin teile siis, et miks valida just mängude arendus. Et mul on väga hea meel, et ma saan kolmandana esineda, sest ma saan nüüd refereerida eelmistele esinemistele. Näiteks Eerik küsimuste ringis natuke juba puudutas seda teemat, et kui keeruline on tegelikult üks mäng päriselt valmis saada. Aga siis nüüd ma räägikski jälle vastupidi, et miks asi väärib tegemist ja miks see on tõesti väga huvitav ja perspektiivikas eriala. Kõigepealt siis minu taustast, ma pean kahjuks seal kogu aeg nuppu vajutamas käima, et ma olen hobi korras mänge teinud umbkaudu aastast 2000 juba, siis sellest said sellised väiksed juhutööd ja siis nüüd olen täiskohaga indie mängude tegija. Ja indie, kes ei tea, tähendab siis jälle vastukaaluks nüüd selline hoopis teistsugune suhtumine, et kus mitte ei ole 80 inimesele ettevõtte ja see suur nimekiri ametikohtadest, vaid terve mäng tehakse valmis 3–10 inimeselise meeskonnaga ja tehakse selliseid väikseid mänge. Ja praegu mul on enda ettevõte, aga ma olen ka osaline mängustuudios nimega Pyrodactyl ja oleme järjest välja lasknud indie-mänge, näiteks selline mäng nimega Andrest, rollimäng Iitses Indias, väga omamoodi ja niši teema, Will Fight for Food, mis sai just mõned päevad tagasi valmis ja mõlemad on Steamis saadaval ja müügil ja meil on veel olnud päris palju projekte ja on ka praegu 2 mängu töös. Üks projekt oli isegi rollimäng Eestis Nõukogude aja lagunemisest, aga see on kahjuks ootab riiulis oma aega hetkel. Nii, igatahes, miks see on minu meelest üks eriti vinge eriala on see, et siis spetsiifiliselt selle indie külje pealt on see, et sa pead terve suure projekti, terve mängu valmis saama. Aleksander näitas siia tervet seda suurt nimekirja kõikidest ametitest, mida on vaja ühes mängustuudios ja ma nõustun selle nimekirjaga. Aga siis, kui sul ongi ainult 4 inimest, siis sul iga inimene peab päris mitu asja sealt võtma. Et siis ongi see, et kui sa töötad indie-stuudios, siis sa saad korraga näha nii paljusid erinevaid asju ja põhimõtteliselt kunagi ei hakka igav. Näiteks Andresti tehes mu peamine vastutusala oli küll graafika tegemine, aga ma pidin ka konkreetselt lahendama mängudisaini küsimusi, level disaini tegema, kui meil kiireks läks, hakkasin programmeerima, pidin PR ja turundusega tegelema, olin peamine testija ja stuudiosiseselt mängukriitik, et kõik ikka õigesti töötaks. Et see ei ole sihuke kuiv kontoritöö, et see on selline väga huvitav loominguline töö, kus iga päev võid midagi uut näha ja midagi uut teha. Et mul praegu ongi konkreetselt niimoodi, et üks päev joonistan, järgmine päev programmeerin. Nii, ja teine põhjus, mis seostub selle esimesega, on see, et see üldse terve ala on selline väga huvitav sümbioos 2 asjast, mis tavaliselt on üksteisest väga kaugel, nagu puhtast sellist loomingust ja kunsti tegemisest ja siis sellest põhimõtteliselt informaatikast. Et mängu
korraliku mängu valmis saamiseks on vaja loovat mõtlemist, on vaja kunstniku kätte, kunstniku mõistust, aga samas keegi peab võtma selle lendleva ilusa kunsti ja need lendlevad ilusad ideed ja selle narratiivi, mis kirjanik välja mõtles ja panema selle konkreetselt koodi, konkreetselt ära programmeerima, konkreetselt mänguelementidesse. Et see on perfektne eriala sellistele inimestele, kes ei oska näiteks valida, keda huvitavad nagu nii erinevad asjad, et korraga tahaks nii loomingut teha kui informaatikat ja tehnikat ja selliseid teemasid. Et see ongi üks peamisi põhjusi, miks ma sellega tegelen. Et kunagi ammu ei osanudki valida, et kas minna graafilise disainiga tegeleda või tehnikaga. Igatahes minu meelest eriti meil siin peaks praegu sellega tegelema. Sellepärast, et minu meelest me oleme tegelikult väga heas positsioonis ja praegu on väga hea hetk alustada kohaliku mängutööstuse ehitamisega. Sellepärast, et igatahes, minu jaoks varajane hommik veel, igatahes sellepärast, et põhimõtteliselt me oleme juba võimas IT-riik. Meil kõik võimsad IT-tugistruktuurid on üles ehitatud, mis iganes mõõdiku võtta informaatika alal maailmas, siis Eesti on vähemalt top 10. Aga peale ühe mõõdiku, miskipärast meil ei tehta mänge ja meil ei ole mängude tegijaid. Aga kõik need tugistruktuurid on olemas ka konkreetselt, spetsiifiliselt mängude ala tugistruktuurid, näiteks IGDA tegeleb siin, Game Founders on tegelenud ja nii edasi, et kõik on olemas, aga nüüd on lihtsalt see vaakum, et ei ole neid huvilisi. Ja minu meelest see mingis mõttes tuleneb sellest, et see on mingi nõukogude ajast veel jäänud mingi selline suhtumine, et mängud on selline mõttetu tilulilu ja sellega ei ole mõtet tegeleda. Aga nüüd lõpuks hakkab see vaikselt muutuma ja inimesed hakkavad mõistma, et see on tegelikult väga, väga mõistlik eriala. Ja kui nüüd suuremas perspektiivis vaadata, siis terves maailmas on praegu vaikselt tekkimas selline indie-mängude tööstus, indie-stuudiote, indie-mängude ülestõus, mis pakub päris korralikku konkurentsi traditsioonilistele vanadele mängutööstusriikidele ehk siis Ameerika ja Inglismaa ja Prantsusmaa enamasti. Et peamiselt, kuidas nad suudavad need uued indie-tegijad konkurentsi pakkuda, on see, et vanad suured stuudiod on tihti väga oma mallides kinni ja kuna seal igas projektis on nii tohutult miljoneid dollareid mängus, siis keegi ei julge enam katsetada midagi väga uudset. Aga siis, kui keegi kuskil, näiteks ma tean mängude tegijaid Venezuelast, Lõuna-Afrikast, meil enda stuudiopea on Indiast, et kui keegi Indias oma kontoris vaikselt midagi kokku klopsib, siis ta teeb tihti palju huvitavamaid asju. Teeb palju, julgeb katsetada uusi asju, kuna tal ei ole sama palju kaotada. Igatahes minu meelest me oleme siis eriti heal positsioonil, kuna meil on see madalam elukallidus, aga meil on ka Lääne-Euroopa ja Soome ja Rootsi on näiteks siinsamas, kus on suured mängutööstused meil siinsamas kõrval, kellega siis koostööd teha, et kohalik mängutööstus üles ehitada. Sellepärast, et need ülejäänud indid kuskil kaugemal, neil seda eelist jälle ei ole. Et minu meelest niisugune perfektne koht ja perfektne aeg, eeldused on kõik olemas, lihtsalt on vaja neid huvilisi, kes sellega tegelema hakkaks. Ja ma loodan, et siis siit nüüd tuleb ka sellest minori õppekavast. Igatahes, mis mul endal on tegelikult kõige tähtsam põhjus, miks sellega tegeleda ja miks ma loodan, et Eestis ka hakatakse sellega korralikult tegelema, on see, et terves mängumaailma maastikus on ka toimumas selline väga huvitav, väga kasulik, väga hea muutus. On see, et järjest hakatakse rohkem mõistma mänge kui täiesti legitiimsest
legitiimselt eraldi kunstivormi. Et samamoodi kunst nagu maalikunst või kirjandus või mis iganes. Et mängud vaikselt on muutumas millekski, mis on rohkem kui lihtsalt selline stereotüüpne, selline labane meelelahutus. Ja mitte ainult ei ole mängud kunstiks muutumas, vaid üks tore arengulaine, mis viimasel ajal veel toimub, on asjad nagu tõsimängud ja mängustamine. See, et hakatakse lõpuks mõistma, et mängudes saab ka midagi, kuidas öelda, midagi praktilist ära teha, kasulikku ära teha. Näiteks väga paljud psühholoogilised uurimustööd on näidanud, et mängides inimene õpib tegelikult kõige paremini. Talletab informatsiooni, mis ta mängus näeb absoluutselt kõige paremini. Kuna see on selline tegevus, kus sa oled 100% keskendunud, aga sul on ka huvitav, sul on lõbus, see ei ole üldse kurnav, see on selline nagu tore tegevus. Aga et kui on selline fakt teada, et mängides inimene õpib kõige paremini ja ka täiskasvanud inimene, siis miks siis ei kasutata mänge selleks, et inimestele asju õpetada? Ja nüüd see ongi see asi, mis viimasel ajal on esiplaanile tõusmas, et hakatakse seda tegema. Et meil Eestis ka näiteks üks stuudio teeb, Riik Games teeb lastele programmeerimise õpetamiseks, teeb mängu, mis on minu meelest väga positiivne asi, aga välismaalt ma olen näinud igast asju, ma olen näiteks näinud mängu, et kuidas kriisiolukorras käituda siis, kui on mingi pantvangi situatsioon mingis majas ja niimoodi õpetatakse töötajaid välja. SWAT ka, jah. Et igatahes ma loodangi seda, et nüüd Minori siit tuleb piisavalt neid inimesi, tuleb piisavalt huvilisi, et saaks selle kohaliku mängutööstuse saaks piisavalt üles ehitada, et saaks nüüd ka ühineda selle viimase lainega, et teha siis tõesti nagu neid praktiliselt kasulikke mänge. Ja kui nüüd ühendada selle hommiku temaatikaga, mis oli, mul maha lõganud, mis oli? Kuidas saada konkurentsivõimeliseks mängude arendajaks, siis mina ütlekski seda, et tuleb ära kasutada need võimalused, mis meil siin on meie hea strateegilise positsiooni tõttu ja selle tõttu, et on tõusmas see indie-stuudiote laine, mille harjal me võiks olla ja ka see, et on mängude maailmas toimumas sellised väga huvitavad muutused. Et miks mitte siis neid asju ära kasutada ja Eestis siis tehagi selliseid asju. Ja see peaks kõik olema. Aitäh! Suur tänu! Miks oli hästi huvitav, et nagu nägite, ütleme siin ka mängude arendamisest tulid välja siis päris huvitavad detailid, et tegemist oli suhteliselt väikse ettevõttega, aga räägi mulle palun nüüd sellist asja, et siis on teil ju kõik töötajad justkui nagu ütleme mees nagu orkester, eks ole? Jaa, meil on igal töötajal on vähemalt, no ma ütlen, kui võtta Creative Mobile'i see tabel uuesti ette, siis meil on vähemalt igal töötajal 3-4 töökohta. Nii, aga kas see tähendab siis ka seda, et ütleme, et igal töötajal te peavad olema ühteaegu oskused nii tehnilist laadi kui ka graafilise disainiga seonduvad? Ma ütleks, et absoluutselt kõige tähtsam on see huvi selle asja tegemise vastu. Ja see, no muidugi on vaja mingid oskusi, et üldse sellega alustada. Tuleb keegi, kes oskab näiteks graafikat teha väga hästi, aga see kõik ülejäänu tuleb siis selle töö käigus, sellepärast, et lihtsalt ei ole teist varianti, kuna seal ettevõttes siis on nii vähe inimesi, siis ta pannakse neid teisi asju tegema. Ja siis teeb nii kaua, kuni välja tuleb põhimõtteliselt. Aga mis on sellistele töötajate suurimad väljakutsed? Ma arvan, et kuna
kuna jah, programmeerijad ja muidu sellised tehnikainimesed on tihti introverdid, siis PR ja turundus ja inimestega suhtlemine ja sellised asjad, mis indie-mängudega tulevad alati kaasa, sellepärast et sa võid laheda mängu valmis teha, aga kui keegi ei ole sellest kuulnud, siis see ei lähe kuhugi, see ei müü ja ega keegi teistmoodi ei kuule, kui sa pead ise minema rääkima. Ja siis see ongi tihti kõige raskem tegelikult selle juures panna siis need inimesed siis seda asja ka promoma ja sellest rääkima ja esitlema. Nii, jah. Sellel samal promo teemal. No. Mis on kõige häbematu asi, mida sa oled pidanud tegema enda mängude promomiseks? Õnneks ei ole pidanud mitte midagi häbemat tegema. Esimest korda terve meeskonnaga saime kokku, peaaegu terve meeskonnaga. Läksime Inglismaale mängude expole nimega Reest ja siis seal 3 päeva hommikust õhtuni, hommikul olime kõige esimesed kohal, vist ka läksime mingi 8 sinna või 7 vist isegi midagi, 8 tehti uksed lahti. Ja õhtu kella 9-ni seisime seal ja ainult mingi 5-minutilised söögipausid korra ära joosta ja siis 3 lihtsalt seisime seal ja rääkisime terve 3 päeva järjest ainult rääkisime inimestega ja ma ei kujuta ette, mitusada inimest ma see aeg läbi rääkisin ja ma arvan, et muidu ma aasta jooksul räägin ka vähem inimestega kui siis 3 päeva jooksul ja hääl täiesti läinud ja pärast hotellis lihtsalt mühatasime üksteise poole, kui üritasime midagi öelda. See oli selline kõige teistsugusem. Mikk, ütle palun ausalt, kas sulle meeldib rääkida? Ma ei tea, kui teema on tuttav, siis sobib küll. No vaata, miks ma su käest küsisin, see võis natuke kohatu olla, selles mõttes, et tihtipeale öeldakse, et IT-inimene, et siis öeldakse, no jah, suhtlemisvõimetu nohik, eks ole, või et elab teises maailmas. Aga teate, ega disainerid paremad pole. Või siis ütleme, absoluutselt on. Või siis mõned inimesed, kelle lihtsalt suu ei seisa kinni. Ma ise vist kuulun ka sinna hulka. No see on positiivne ju. Nii, kas on küsimusi teistel? Küsige, Mikk on siin olemas. Indie meeskonnana, kui tihti te panete uue projekti alguses paika mingisuguse ajalimiidi oma arendusperioodiks? Ajalimiit puhtalt finantspõhjustel on alati paika pandud, aga see on selline väga umbkaudne pluss-miinus mõni kuu. Aga ilma selleta ei saa ja see tuleb paika panna, et need, mis sinna 90 sisse enamasti jääks, mis veilivad, et need võiks nädala aega välja pruukida. Aga see on ka üks väga keeruline osa sellel alal. Okei, aga teine küsimus ka, et kui lihtne on, ma saan aru, et teie meeskond, indie meeskond ei ole ikkagi ainult Eesti meeskond, eks ole? Ei. Et kui kerge või lihtne või raske on saada Steam'i enda indie mängu üles? Steam'i, ma ei oska öelda, asi on selles, et seal on neid erinevaid viise, et kui sa oled nõus ära andma teatud, mitte väga suure, aga niisuguse korraliku protsendi oma mängutuludest ainult selle eest, et Steam'i saada, siis on väga lihtne Steam'i saada, sellepärast, et on sellised kirjastusfirmad, kes põhimõtteliselt ainult sellega tegelevadki, et nad panevad Steam'i sellised väiksed indie-mänge, mis iialgi ise ei saaks Steam'i ja siis nad loodavad, et äkki ühel neist läheb hästi. Sest neil on see kulu peaaegu 0. Siis sa võid päevaga Steam'i saada, kui tahad. Aga Greenlighti või ise suhtlemisega läheb keeruliseks. On vaja ikka inimesi, kes sind toetab, kes sinu poolt hääletavad Greenlightis näiteks. Ja siis ongi turundust vaja põhimõtteliselt. Jah, siis on korralikku turundust vaja, siis pole pääsu. Kas Steamil on mingeid paremaid või enam-vähem võrdväärseid alternatiive ka indie developerite jaoks? Hetkel absoluutselt ei ole. Itch.io on üks väike uus müügikoht, kus sellised eriti väiksed, eriti niši indisi müüakse, kus saab ka teatud summa kätte. Aga meie müügisummad on näidanud seda, et minu meelest konkreetselt
Steamis tuli 95% müügitulust. Ainuke asi, mis veidigi sinna lähedale saab ja selleks su mäng peaks ikka Steamis olema, on see, et humblebundle.com su mäng pannakse punti teiste mängudega ja siis need müüakse praktiliselt $1 eest mingi 5-6 tükki maha. Aga lihtsalt see müügi hulk on nii suur, et siis seal võib päris korralik summa tulla. Aga see on ainuke, mis Steamiga suudab võistelda. Muidu Steam on absoluutselt ees. Okei. Ja viimane küsimus ka veel. Kuidas teie muidu oma rahastust korraldate? Et kas olete kaalunud nagu hooandja või Kickstarteri ideed? Meil esimene mäng Unrest ongi Kickstarteri projekt. Tundus tuttav, jah? Okei, aitäh. Nii, suur tänu. Kas on veel küsimusi? Tagant kohe. Aitäh. Ma annaks daamile eesõiguse. Kas tarbijamängud on täiesti nagu mõttetu teema siin, et mingi ettevõte annab teile mingi eelarve kätte ja nüüd teatud sihtgrupi jaoks teine mäng? Mis see tarbijamängu eelarve üldse võiks olla mobiilimängude puhul? Selline lihtsam, ühte kampaaniat hõlmav mäng? Tarbijamäng on, ma arvan, täiesti arvestatav asi, aga see siis oleneb sellest indie tegijast ja oleneb sellest mängust, et mis temaatika nad peavad täpselt valmis tegema. No ütleme, väike mobiilimäng, kui teha indie stuudio moel, siis hakkab umbkaudu 25 000 eurost läheb mingi 50-75. Kui siuke väike reklaammäng teha, arendus kestab, ma ütleks, mingi 6 kuud. Et see on täiesti arvestatav asi, aga neid pakkumisi tuleb ülivähe. Neid pole praktiliselt üldse pole näha. Eestis ma ei ole kordagi näinud isiklikult, et keegi sellist asja küsiks. Aga miks nad ei küsi, kas asi on eelarves või ei ole neil informatsiooni tegijad? Ma arvan, et ei ole informatsiooni, et ka veidi see, et ei mõisteta, et see on tegelikult variant. Et minu mõttes ka tegelikult selliseid asju võiks toota ja teha. Nii, tänan. Ja siit tuleb üks küsimus veel. Räägi sellest, et kuna teil on rahvusvaheline firma, et kuidas sellise ettevõtte loomine üldse käib või kuidas see protsess käib, kuidas need inimesed üksteiseni jõuavad? Okei, see firmaga kõigepealt on niimoodi, et me oleme elu endale lihtsaks teinud, et lihtsalt igal ühel on maailma oma nurgas enda firma. Et mul on enda firma ja siis peamine Pyrodactyli firma on Indias registreeritud ja siis nende vahel kantakse siis finantse niimoodi, kuidas vaja. Aga kui tahaks päriselt teha rahvusvahelist, ma ei tea, tütarfirmade, ma ei tea, sellist süsteemi, siis ma arvan, see on raamatupidamise selliste asjade poolest käib Indile natuke üle pea. Sellepärast, et Indil on, see on veel ka juures, et kõik need mänguvalmis tegemistööd, töökohad, aga siis keegi peab veel raamatupidamist ka tegema ja selliseid asju, mis on tegelikult ka päris raske osa. Aga meie näiteks leidsime 11 Redditist. Vastasin suhteliselt suvalisele postitusele, kus öeldi, et meie graafikakunstnik jooksis ära, et kas keegi võib meie mängu lõpuni joonistada. Oli mingi väike tilluke mäng ja ma mõtlesin, et ma võin joonistada küll. Siis kasvas sellest nüüd selline, nüüd on vist 2,5 aastat koos tehtud asju. Nii, tänan. Aha, palun veel. Et kas on selliseid foorumeid või sa rääkisid Redditist leidsid, et kas see on selline tavaline praktika või ma tean, et veebitegijatel on see Pixel.ee, eks ole, ja kas midagi analoogi on olemas näiteks, et kui mul oleks vaja väike jupikene teha näiteks Unitis näiteks, et ma paneksin sinna mingi pakkumise üles, et leiaks selle kontakti kuskilt, eks, või samamoodi indie arendajana. See on natuke on need grupid kahjuks niimoodi eraldi, aga spetsiifiliselt Eesti puhul on meil üks Skype'i grupp, kuhu tuleb siis lisada ja sealt ühendust võtta ja seal on põhimõtteliselt aktiivselt on mingi, ütleme, 15... täiesti aktiivselt on 15. Jah, ja aga muidu on mingi 50 tükki, kes on siis... on pool Unity arendajad ka? Jah, täpselt.
ja on veel suvaline.org. Okei, suvaline.org ja gamedev.net. Suvaline.org on päris vana kohalik mänguarendajate foorum. Kuidas meil naabritel olukord on, et ma tean, et soomlased ikka möllavad üle maailma, eks. Et see kontrast on nagu ikkagi tohutu Eesti ja Soome vahel, et kuidas teie suhtlete üldse näiteks soomlastega, et kas teil see on mingit pidamist nii-öelda või kontakti või? Isiklikult suhteliselt vähe, ma ei tea, kus teistel on. Mul on, pigem on see, et on selline Twitteri kaudu ja Redditi kaudu selline ülemaailmne indide üksteisega suhtlemine ja seal nagu väga pole vahet, et kus riigis see teise arvuti taga istuv mees on. Mina minimaalselt olen kokku puutunud. 2009-2010 GDC Europe'il oli kohal Max Payne'i Alamoikiga seoses Remedy esindajad ja seal oli üks ka mingi Põhja-Soomest, mingi mobiilimängude firma, et minimaalselt nagu kontakti on ja kui vaja on, siis saab, aga mingeid tõsisemaid jutuajamisi minu teada või vähemalt meie väiksemate mängude punt ei pea. Võib-olla Creative Mobile ja vennad peavad teadavalt suhtus siin. Nii, aga Aleksander? Mina nende suhetes väga palju ei tea, aga kindlasti tean, et suhteid on väga palju, Supercelliga ka. Et meie firma siis osaleb kogu aeg konverentsidel, iga konverentsil, mis üldse vist maailmas toimub, kas või meie esindaja on seal olemas ja ma tean, et üks asutajatest isegi on näinud selle Supercelli kunagi prototüüpi mängu. I can tell the story. Okay, so I'll speak English because I'm not very confident about my experience. So probably I can't tell the story like as it is, as fun as it is. So it was 3 years ago at Casual Connect conference in Hamburg. Me and our CEO Vladimir, we met a guy named Ilka there. Grabbed some beer and he showed us his new game. It was a tower defense game with some creatures, like soldiers, like crashing the walls, and I said, on the old iPhone, iPhone 1, it was the first iPhone. So we said like, you can get something out of it. It looks fun. Just in a year, this game came out on the App Store, and this was Clash of Clans. Teenib arvatavasti vist 1 miljon eurot päevas. Oli niimoodi või? Jah. Nende käib 2014. aastal oli 1,5 miljardit eurot. Noh, mis te selle peale ütlete? Et see on see, et kui ka pihta saad, siis saad korralikult ja see selle ala nagu võlu on minu meelest, et võib juhtuda ja kui ikka midagi tee, siis ei juhtu ka, eks ole, ja võib-olla kommentaariks ka siin, et jumala eest hakkaks graafilisi disainereid jälle koolitama, et seda nüüd küll kellelgi enam vaja ei ole, neid on kohutavalt palju ja keskenduge ikka rohkem mängude peale. Jälgida neid muutusi ja ajaga sammu pidada, sest kui saab midagi magad maha, siis ongi kõik. Et sa alati, kui näiteks sa teed projekti ja määrasid ühte suunda ja siis midagi muutus, sa pead kohe kohanduma, muidu seal ei ole mõtet seda projekti jätkata enam. Nii, tänan. Kas on veel kommentaare ja küsimusi? Et sama lugu selle Clashiga, eks ole, et see peab ära tabama väga täpselt, kui mingi tehniline lahendus või platvorm muutub, eks. Et ega see Angry Birds ei olnud ka midagi väga erilisteks. Mõni teeb selle 15 minutiga siin, nagu me näeme. Aga et tabada ära just mingisugune selline kultuuri muutus väike, et see on hästi oluline.
But the magic of Clash of Clans is not in the mechanics of this game. So mechanic is not new. So games such as Clash of Clans, they existed for years, so probably since 1990s. But yeah, but what makes Clash of Clans special and what makes it to earn this amount of money that it is earning at the moment is a very well designed math model that keeps the player engaged all the time, as there's always something to do in this game. You always get fun, you always get engaged, you always have some new achievements. So this is what we call game as a service. Then you're always getting a new content in the game. As you proceed to the next level, you get some new features unlocked, and the game always shows you that if you proceed to a certain level, you will get this and this and this. Also known as heroin. Exactly. So speaking of games as a service, people get really addicted to it. So it is pretty similar to drug addiction, but it actually works, and this kind of free-to-play model is now the most best working in terms of business, in terms of commercial value, best working business model out there at the moment. So all the Facebook games and mobile games which are earning big money, they use this exact model. Thank you, I see. Nii, nüüd üks küsimus teile ka, kõik arvutimängude loojad siin, kes te olete koos, et kas arvutimäng on toode või teenus? Mõlemad võib-olla, oleneb palju sa teenida tahad, mida sa teha tahad. Lähevad su häbematuse piirid. Sellepärast, et võib olla nii toode ja teenus korraga, sa võid seda mõlemad müüa ka. Nii, aga Aleksander? Nagu ma enda positsiooni käigus rääkisin, et just millised on mudelid, jällegi mängud teenusena, nagu Clash of Clans, ja siis ma arvan, et kui sa pead maksma mängu eest ainult ühe korra, siis on rohkem toode. Et ongi see, mida kutsutakse premium modeliks, see, kus sa maksad mängu eest ainult ühe korra, et see mobiili peal läheb nendel mängudel väga raskelt ja on väga probleemne, aga PC-tööstuses see on veel väga korralikult töötav asi ja seal teenitakse ka väga normaalseid summasid. Et see ei ole üldse välja surnud asi, eriti indie-tööstuses. Praegu on see isegi see viimane Mortal Kombat, mis on see Mortal Kombat X mobiilide peale tuli välja, et on freemium. Inimesed ei ole nõus maksma väljaspool umbes Monument Valley eest mitte midagi. Just a couple of weeks ago, we had a game development conference here in Tallinn University, and we had a very interesting discussion there about is the premium model dead or not. So I had four very well-known panelists there, including Oscar Clark from Unity and Yuri Partanen from Rovio, and other guys who were like very big names in game development from Finland and UK. So the conclusion of the discussion was that premium model is still alive, but just the level of quality for premium games increased significantly since it was like 5 years ago, since the launch of the App Store. So the design of a premium game and how clients, customers, users, players are taking the premium product has significantly increased. So you have to invest like 10 times more effort in developing the game than in developing a premium game than it used to be like a couple of years ago. It should be always flawless. Yeah, it should, in terms of design and in terms of content, it should reach a certain level. So speaking of the Monument Valley, which is a very beautiful game, so I'm taking this game as a piece of art, personally. It is a masterpiece of art, indeed. This spent £700,000 developing it.
Yes. And the room games, very well known. Barry Mead, who is founder of Fireproof Games, who designed the Room 2, and now they're working on the Room 3. So this game is also a masterpiece of design. So these kind of premium games and this level of quality of premium games is something that we have to target on while working with this model. But if the level of quality is lower, then probably this model won't work for you, and you better go freemium or free to play. Recently, I also talked to Dave Cockle, who is the developer relationship manager at Apple. So he's actually deciding which games are going to be featured at the App Store and which are not. So he told that there is a very big lack of high quality premium content, as there are over 1,000 games submitted to the App Store every day, but only like 2 or 3 games a month are worth featuring on the App Store. So this is not a problem of quality, or not a problem of business model. It is a problem of quality. So there are only a little number of studios that can deliver this kind of product. ma ütleks nii, et PC maailma koha pealt on see natuke lihtsam, sellepärast et PC maailmas on tarbijatel enamasti on ikka teatud vastumeelsus oma arvuti peale free-to-play ja muude selliste mudelitega mänge osta. Et seal on see premium on täiesti võimalik ja ei ole probleeme, ja seal minu meelest tegelikult see pluss mingi Kickstarterite kaudu rahastus ja selline asi olekski see kõige parem variant. Enne kui meie eriala juht hakkab vestlema, ma tahaks küsida loojate käest, et milline on teie sihtgrupp? Kes on teie keskmine mängija? Me mõtlema, meie teeme Pyrodactylis spetsiifiliselt selliseid suhteliselt nišimänge, et meil on, kõik on väga, väga story-põhine ja meil on väga hea kirjanik, kes kirjutab meile nagu tõesti kirjutab korraliku loo, ja Andresti mängu sees on meil dialoogid, Andresti dialoogide sõnade arv vist oli kokku lõpuks 120 sõna, mis on päris korralik romaan juba. Et meil on konkreetselt selline niši sihtgrupp, et inimesed, kellele meeldivad sellised natuke sügavamad lood ja kes tahavad arvutimängudes ka neid näha, mida väga tihti ei ole näha. Nii, Erik? Meil on selline huvitav sihtgrupp, et me sihime masohiste. Me sihime inimesi, kes võtavad kätte mõttetult raske mängu, saavad selle 1 punkti, seda mängivad 2 tundi, siis nad saavad 2 punkti. Ja inimesed, kes on mingil määral nagu obsessiivsed või kompulsiivsed mängijad, mitte kasiino mõttes kompulsiivsed, aga kes võtavad seda nagu väljakutsena, et see on midagi nii uskmatult raske, et ma pean selle läbi tegema, ja me kasutame nagu sellist võib-olla selles mõttes arcade stiili, et täiesti armutu mäng. Kui sa sured, sa alustad täiesti algusest ja jooksed läbi, et pikkasid dialooga maha pidanud teemal, kas teha mingi checkpointid mängu poole peale või mitte, et näiteks kui sa oled juba 5 minti järjest mänginud, siis saad uuesti sealt alustada, oleme lõpuks välja jõudnud, et meie see ništurg on siiski täis masohistid ja mitte mingit võimalust enda progressi salvestada ei ole. Sa kas mängid perfektselt või sa kaotad. Nii, tänan Erik, Marianna ja Aleksander. Kuna Creative Mobile ikka teeb sellised kihutamismänge, Truck Racing, Nitro Nation, ikka sihtgrupp on meesterahvad ja meil on nad siis 30-ndates tegelikult reaalsuses. Nii et äkki mingi, naised ka mingisugused meil mängivad, aga just meesterahvad 30-ndates. Küll 80% on meesterahvast vanuses 30–35 aastat. Kas ma siis sain nüüd õigesti aru, et üsna mehine seltskond või? Vaata ruumis on tasakaal hea isegi praegu. Praegu on päris hea, aga
eks ole, nii et ühesõnaga see keerame nüüd natuke niimoodi nagu tasakaalu, sest küsimus iseenesest päris fundamentaalne. Et mul muidugi tekkis selle pinnalt järgmine küsimus, kas te väärtustate ka kasutajakesksust? Ei no kasutajakeskust, mis pidi täpselt? No näiteks kasutajasõbralik. Jah, sul pole mõtet vist. Me lihtsalt ei tee kompromisse. Ei no selles mõttes kasutaja on see, kes lõpuks mängib seda, et kõik tuleb tema jaoks valmis teha ja siis kui on mingi asi, millest keskmine kasutaja ei saa aru või ei saa hakkama või siis ju oled midagi valesti teinud. Et kõik peab väga korralikult kasutajasõbralik olema ja selle kasutaja liidese paika timmimine on näiteks üks väga tähtis osa. Nii. Sest et mängu mängimine ei tohi tüütu olla, sul peab lõbus olema. Selge. Aleksander soovib ka äkki täiendada või Marianna? Ma võin rääkida, jah. Et tegelikult meie teeme kõike endas oleva, et meie kasutaja oleks rahul, sest näiteks meie analüütikud, et nemad analüüsivad meil, mida kasutaja on vajutanud, miks ta on niimoodi vajutanud, kas ta üldse saab aru, et just seda nuppu tuleb vajutada. Et just kui me tahame, et meie kasutaja ikka meie mänge mängiks, siis peab kõik olema arusaadav ja võimalikult siis teha võimalikult lihtsaks seda mängu interface'i, mis iganes. Nii, tänan. Ma saan aru, et vist kuulajate hulgast vist küsimusi praegu rohkem ei paista. Kui keegi tunneb, et nüüd kangist tahaks küsida, siis kohe küsige. Aga kui ei, siis on niisugune osa lugu, et nüüd vaadake, mänguloojad ja tootjad on omalt poolt nüüd rääkinud. Nüüd tuleb see, ütleme, teine pool. See, kes hakkab meil eriala vedama, eriala juht Kristi Raamat.